Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Tere hommikupoolikud, head kuulajad, käes on 18. jaanuar juba aastal 2021 ja Digitund on teiega järgmiseks tunniks ajaks, et rääkida tehnoloogia uudistest. Mina olen Hans Lõugas, Henrik Roonemaa on ka olemas ja Meelis Väljamäe on samuti meil külas. Ja me kavatseme rääkida tänases saates esiteks sellest, et Samsung on nüüd välja toonud oma selle aasta kõige tähtsama telefoni S21. Ning me kavatseme rääkida sellest, et Ameerika maal toimus väga veidras formaadis, aga siiski toimus tehnoloogiamees nimega CES ja sealt on nagu ikka midagi uut jälle meie hulka tulnud. Ja WhatsApp, mida on süüdistatud kuulujuttude kontrollimatus levikus, langes nüüd ise selle ohvriks ja ühele kuulujutu tõttu miljonid inimesed üle maailma asusid WhatsAppi vahetama hoopis teiste sõnumiäppide vastu. Ja tänases saates on ka pikem teema, nimelt me küsime, et kas olukorras, kus väljas on väga külm ja jõusaalis käimine on vahepeal üldse keelatud ja nüüd vist natuke lubatud, aga siiski jällegi natuke kahtlane ka, kas on võimalik teha trenni videomängudega ja milliste mängudega, kui palju need maksavad, kui efektiivne see on, kas see on rohkem mäng või trenn ja kuidas see asi üldse käib, nii et sellest me räägime täna ka. Digitund. No nii, tavaliselt on uued telefoni esitlused suure kära ja pauguga olevad meediasündmused. Vanasti, mäletate, oli veel nii, et saalidesse aeti kokku tuhandeid inimesi, igasugused... Mitte ainult inimesi, vaid ka Mark Zuckerberg. Ma olen istunud Samsungi telefoni esitusel, vist oli Barcelonas, kui ma õigesti mäletan, kus kõigile üllatuseks ilmus Zuckerberg välja. See oli üks teine maailm, kunagi ammu. Nüüd tuleb online uudistesse üks teade ja ongi kõik. Nad tegid ikkagi pika striimi ka. Tegelikult oli natuke rohkemat, aga S21 on igatahes väljas. Aga seda küll võib öelda, et vist varem kui kunagi varem aasta lõikes või? Pole jaanuaris. Ma hakkasin mõtlema, et Meelis, kas sul on alati hea mälu, et tavaliselt nad tõid ju veebruari lõpus oma neid S-seeria telefone, et kas tänavu... Isegi märtsis on olnud. Tavaliselt nad tõid pigem kas siis selle Mobile World Congressi ajal või järgselt, ehk siis veebruari keske, veebruari lõpus või märtsi alguses. Aga see aasta ilmselgelt nad võib-olla müügid pole sellised, mida nad varem tahtsid ja siis on vaja kuidagi turgutada. Või on mingid muud põhjused igal juhul või nad arvavad, et nende 5G tehnoloogia on piisavalt heaks saanud, et seda tuleks promoda. Fakt on see, et see aasta on üllatavalt varakult need telefonid väljas. No, 3 telefoni, S21, 21 Plus ja 21 Ultra. Ja natuke saan neid vaadata ka, mingit põhjalikku testi loomulikult 2 päevaga ju ei jõua teha ja selles mõttes ma üldse sisusse väga ei lähegi. Mulle meeldib uus disain. Isegi mulle tundub, et see jutt, et Apple läheb ees ja teised lähevad järgi, vastab ikkagi tõele. Sellepärast, et omal moel, minu meelest need S21 näevad välja Apple'ilikud kuidagi. Või et nad tegid disainiga sama asja, mida Apple tegi. Ehk et sellistest ümaramate servadega voolujoonelisematest telefonidest on saanud nüüd natuke kandilisemad. See asi ei ole üldse nii ekstreemne, nagu Apple on teinud. Apple tegi ikkagi klotsi. Aga see Samsung on, mulle tundub, ta jätab ikkagi ka sellise lamedama ja kandilisema mulje natuke. Aga see on hea, tegelikult Samsungi telefonid on ju kogu aeg näinud väga head välja või ütleme juba aastaid ja see ei ole erand. Meelisele meeldis see kaamera muhk seal taga. Ta näeb küll ma ütleks ka veidi iPhone'ilik on välja see kaamera muhk ka, aga samas ta on hästi selline rohkem integreeritud või rohkem selline orgaaniline telefoni osa, et kui eelmisel oli ta selline muhk keset nägu põhimõtteliselt tagapool, siis nüüd ta on ikkagi sulandub sinna disaini päris ilusti ära ja näeb välja nagu selle peale oleks rohkem mõeldud. Aga muhk on võimas, eriti sellel Ultral, see on ikkagi selline tuntav aste on seal taga, päris suur kandiline kobakas. See vist ei ole muhk, vaid see on nagu siuke kõrgendatud mingi ala lausa. Saar. Jah. Ma sain aru, et mingisugune õudselt peen uus värv on matt must. Nad olevat veetnud suure hulga aega, ma ei ole seda esitust ise vaadanud, aga seal kiitnud ja rääkinud, kui keeruline oli teha matt musta. Igatahes
täitsa kena Matt Must on. Ja terve veeb oli sarkastilisi postitusi täis nagu. Jah, Black is the new black, aga ma arvan, põhilised uuendused ikkagi me saame vaadata protsessorite poole, et nüüd on 5 nanomeetri protsessorid ja no mis on ju väga huvitav, et ikkagi USAs on Snapdragon ja Euroopas jälle Samsungi enda Exynos 2100. Ma ei ole veel teste näinud, võrdlevaid teste, ilmselt ei ole inimestele veel telefone käes. Kas sul on Meelis silma jäänud? Ei ole jäänud veel. No eelmine aasta oli teada, et Snapdragon oli oluliselt efektiivsem kui Exynos ja jahedam ja kulutus vähem akut. Ja päris mitu aastat on see niimoodi olnud, et kunagi oli hetk, kus Exynos oli kiirem, aga see oli Galaxy S6 ajal või midagi sellist. Aga jah, et huvitav on näha, kui palju Samsung on nüüd suutnud, nagu nad väidetavalt on kõvasti paremaks läinud ja suudab edukalt võistelda või isegi kohati parem olla, eks paistab. Aga probleem on ikkagi selles, et kuna USAs on operaatoritel Qualcomm'i võim on nii suur, et nad lihtsalt ei viitsi arendada oma võrke ühilduvaks teiste protsessoritega. Teiste modemitega pigem siis. Siis põhiprobleem on selles, et kui sul Qualcomm'i modemit ei ole, siis nagu keegi sind ei taha oma võrku võtta, mis tähendab ühtlasi seda, et Samsungil on kõvasti lihtsam sinna kohe kogu see Qualcomm'i lahendus sisse visata USA versioonidesse. Aga no S20 need protsessorite vahe oli nii suur, et minu meelest seal teatud tarbijagruppide jaoks läks asi kohe päris kurjaks, et kas anti Samsung kohtusse või vähemalt plaaniti seda teha? Jah, kuigi ka väidetavalt on see, et kui sa igapäevaselt kasutad ja mingit benchmarki jooksutus, ega sa tegelikult seda vahet ei tunne. Kuulge, aga uus telefon. Me ütleme, et kiirendab 4 sekundiga, tegelikult läheb 8, aga sa ei saa kunagi teada. Kuulge, aga uus telefon tuli välja ja nüüd on sellel enneolematu minu arust madalam ekraaniresolutsioon kui vanal mudelil. Mille üle mina isiklikult üldse ei kurdaks, aga kas see on ka nagu mingi uus trend või? Ekraan on natukene eredam ja natuke madalama resolutsiooniga. Minust see ei ole üldse suur miinus, sellepärast, et need hullumeelsed kõrged resolutsioonid on ammu eristamatuid silmale, mis telefonis on. Mina peaks ütlema, et mina ei näe seda vahet esiteks ja akut võtab suuremaks rohkem. Aga nii-öelda, kui sa oled selles võistluses, kus sa võistled puhtalt spetsifikatsiooni järgi, siis sa ju ikka kaotajaks. Jaa, aga kellega sa võistled iseendaga, sest tegelikult kui me vaatame teisi tipptelefone, siis ega enamus teisi ei tee nii kõrge resoga, Sony vist ainukesena. Apple põhimõtteliselt ei tee, natuke on üle Full HD. Huawei, Xiaomi mitte keegi ei tee nagu sellise resoga ekraanis, sellepärast, et Aasia turgudel on aku kestvus ilmselt tähtsam kui see ülikõrge reso, mida mitte keegi tegelikult silmadega enam eristada ei suuda. Ma arvan, et praegu pannakse pigem suurem rõhk selle 120 Hz ja sellise liikumise sujuvuse peale. Ja see on muide väga hea. Ja jällegi, mida me ei saa öelda, on see, et kuidas see asi 6 või 8 kuu pärast on, sest et ma Samsungi S10 kasutasin ja mina ei tea, kas see on siis juba aastatega sisse harjunud tunne või see on ka päriselt, aga tõesti mingil hetkel tundub, et ta hakkab jääma uimasemaks. Et kas see päriselt ka nii on? Ei seisa stopperiga kõrval, aga tunne oli väga kindlalt. Aga kui me räägime asjadest, mis veel on ära võetud, siis ära on võetud mälukaardi pesa. Ma arvan, et põhjusel, et mitte keegi ei kasutanud seda. Või siis 1%. Ja siis väga suur või väga väike kogukond, väga häälekad inimesi teeb suurt kisa selle üle. On, ma arvan, väga solvunud, aga seal on, nüüd nad on toonud telefonide hinda alla. Ütleme, see hind selliste telefonide puhul on alati üldse omaette nagu ooper, et see kukub väga kiiresti, aga see Ultra on nüüd 100 € odavam esimesel päeval ja mulle tundus silma järgi, et tavaline S21 on umbes 50 € odavam, kui aasta tagasi need eelmised mudelid olid. Ja ainult 50 € on siis ka hüppe suurema mälumahuga mudelite peale, mis on ka tegelikult väga, väga positiivne, et sul võib-olla ei olegi tõesti seda mälukaarti vaja, aga ära on võetud nüüd siis laadija ja kõrvaklapid juhe on. Üks väga huvitav vahe on veel, kui see on tõsi, ma praegu vaatan ühte võrdlustabelit ja 100% ei saa öelda, et see info siin õige on, aga kui S20 Ultral oli 45-wattine laadimine, siis uuel on 25-wattine, laeb märgatavalt aeglasemalt. Jaa. Samas sõrmele lugeja on tehtud paremaks. GSM Arena nii väidab, et ei oska kommenteerida. See on tõsi, jah. Ja muud näitajad on samad. Ühesõnaga, aga mis on huvitav, ma tahtsin selle lõigu lõpuks ära mainida. Tegin oma selle S21 lahti ja sõnumi, eks SMS-i äpp ei ole mitte Samsungi enda oma, nagu ta on aegade algusest olnud, vaid on Google'i Messages. Ja see on väga huvitav. Kui sa kuskile sinna äppidesse süvened, siis see Samsungi enda oma on ka olemas. Aga sinna alla vaikimisi välja toodud on Google'i enda oma, aga mitte USAs.
USA-s on endiselt Samsungi enda oma ja mujal turgudel on siis Google'i oma. Ilmselt võib-olla põhjuseks olla see, et Google surub väga aktiivselt RCS-i tuge, ehk siis uue põlvkonna sõnumeid ja Samsungil on see tugi kõik olemas, aga kuna Google seda ise nagu väga aktiivselt arendab, siis lihtsam on ilmselt universaalselt toe tagamiseks kasutada seda. Just, et me liigume, proovivad liikuda väga väikeste sammudega, aga siiski see on nüüd üks suur samm selle poole, et oleks selline iMessage'i moodi asi ka Androidi telefonidel, mis oleks ühtne ja võimaldaks normaalselt sõnumeid vahetada, mitte SMS-ide ja MMS-idena. Nii on. Jah, aga lähme siit pausile ja siis lähme edasi. Digitund. Lähme digitunniga edasi ja vaatame, kas me suudame nüüd paari minutiga katta sellise massiivse ürituse, mis on alati olnud nagu Las Vegases on toimunud iga aasta. CES, suur mess, kus ei näe võib-olla neid asju, mis on täna juba või homme kohe müügil poes, aga neid trende näeb kindlasti. Ja alati on seal olnud trendid, telekad, tarbielektroonika ja kõiksugu muud vidinad. No Meelis, sa oled ka silma peale hoidnud seal, ütleme, ekraanitehnoloogia ja telekate valdkonnas. Mulle tundub, et need füüsiliste omaduste poolest innovaatilised ekraanid on seal kogu aeg olnud, aga nüüd on ikkagi olnud neid, kuidas siis öelda eesti keeles? Rohkem kui viimastel aastatel. Just, rohkem on olnud igasugu rulluvaid ja keerduvaid ekraane. No, kui me rulluvatest räägime, siis ekstreemsed asjad on kaks mudelit. Üks on siis LG, kui mu mälu mind ei peta, oli läbipaistva OLED-ekraaniga teler, mis tuli välja voodi jalutsist. Ehk siis põhimõtteliselt magamistoa teler ideaalne, eks ole, tõstad ta üles, paistab sul läbi, näed vajadusega aknast päikest ja kui sul seda vaja ei ole, siis ta sõida voodi sisse tagasi ja ei ole sul ees, eks ole, kui sa magamistoas ringi jalutad. Ja teine minu teada oli Samsungi oma, mis muutus ennast lamedast kumeraks. Eks kui sa tahtsid vaadata sõpradega filmi eemalt, siis oli lame mudel hea ja kui sa tahtsid mängida olla seal actioni sees, siis ta peaks ühe nupuvajutusega kumeraks. Ütleme nii, et kui mitte lugeda pressiteated, vaid kuulata Meelise kirjeldust, siis on nagu kuidagi selge, et need on ikkagi väga toored tooted. Ja absoluutselt, ma ei usu, et nad väga nipea turule jõuavad, kuigi LG eelmisel aastal näidatud kapisest välja rulluv teler on Koreas müügil ja maksab ulmelist hinda, rohkem kui keskmine vaja, eks. Aga kui me räägime nagu tegelikult asjadest, mis päriselt siis turule tulevad selle aasta kindlasti. Esiteks on see, et OLED on läinud paremaks LG-l eriti, ehk siis kiiremaks, eriti just eredamaks, kuna põhivahe, mis on veel tegelikult LCD või QLED-i või muud selliste LCD-tehnoloogiate eeliseks OLED-i ees ainsana on see, et nad on eredamad. Kui sul paistab päike magamistuppa elutuppa sisse, siis OLED võib jääda natukene tumedaks. Uutel OLED-i mudelitel on eredust kõvasti tõstetud ja teine asi, mis on nagu huvitav minu arust on see, et nüüd on olemas siis ka lõpuks 42 tollin, ehk siis väiksem OLED, mis tähendab seda, et sa saad ka magamistuppa enda hea pildiga telekust. Magamistuba sai nagu kõvasti telekaid juurde selle aasta CES-iga, ma saan aru, sõidab voodist välja. Ja põhitrend siiski telerid turul on praegu kaks asja, üks on see, et tulid esimesed mini-LED-iga päris nagu turumudelid. Kas mini või mikro, need on erinevad? Mikro me veel ei ole jõudnud. See on järgmine aasta. Natuke järgmine aasta, jah. Mikro oleks muidugi, põhimõtteliselt võrreldi OLED-iga, kui nad ise kiirgab valgustaks. Aga mini-LED on siis see, et need taustvalgustuse pikslid, mis on paremad kõigil teleritel taga, need on nüüd kordades väiksemad kui enne, mis tähendab esiteks punkt 1 paremat musta, punkt 2 paremat eredust ja punkt 3 seda, et HDR-id ja muud sellised pildiparandustehnoloogiad töötavad märgatavalt paremini. Ja see on asi, mis tuleb nüüd tippklassi teleritele, mis ei ole OLED-id praktiliselt kogu valikusse sisse, siis nii Samsungil kui LG-l ja me saame neid sel aastal osta. Tahaks oma silmaga näha, kui palju see pilt parem on, aga igal juhul kõik inimesed, kes seal koha peal kuskil mingid demosid on näinud, ütlevad, et vahe on ikka märgatav, et mitte jutuks hea küll, aga lihtsalt nagu päriselt ka reaalselt olemas. Aga kas see vahe on nagu võrreldes tavalise LCD teleriga või ta ka on OLED-ist parem? Ta on OLED-ile lähemal, aga ta ei ole OLED-ist parem, OLED on jätkuvalt ikkagi parim tehnoloogia, mis tähendab üldse ka seda, et see tehnoloogia oma hinnaklassi poolest ei saa olla OLED-ist kallim, eks muidu seda ei ostaks keegi. Jah, kui sa ütlesid enne, et OLED-i üks mure või põhilisi muresid on see, et ta on liiga tume, tegelikult OLED-il on teine väga suur probleem veel ja see on see sissepõlemisoht, mis mingil ajal hakkab ikkagi tekkima ja inimesed, kes on ohtralt mängukonsoole seal OLED-i taga hoidnud, need ka reaalselt nagu kurdavad seda, et neil on mingid punased südamekesed kuhugi sisse põlenud. Ja kui me juba
Nii, me oleme sellises ringis kogu aeg, et oli plasma, mis põles sisse, saime sellest üle on ju LCD-ga, nüüd on OLED-il sama asi, nüüd ootame äkki mini-LED. Ka esimesed LCD-d suutsid päris hästi sisse põleda, aga tegelikult on ja tegelikult ka praegune LCD suudab sisse põleda, kui seda väga pikalt ühe sama koha peal hoida, aga reaalses elus me seda reeglina ei tee. Aga teine asi, kui me konsoolidest rääkisime, mis on nagu teleritel veel kindlasti tugev trend CS-il on see, et mängud, ehk praktiliselt kõigil uutel ekraanidel olemas nii FreeSynci kui Nvidia G-Synci tugi, ehk siis panema konsool, uue põlvkonna konsoolid toetavad kõik nagu muudetavat värskendussagedust, samamoodi nagu monitoridel, eks, ja 120 Hz paneelid on paljudel, mis on jälle sujuvama pildi mängudes, ja lisaks siis väga paljudel on hakanud sisse tulema kohe tehasest erinevad streamimise-äpid, näiteks Google Stadia või Nvidia G-Sync või GeForce Now on ta, G-Sync. GeForce Now, jah. Ehk siis sellised, ütleme nii, et telekas on mängukonsooliks valmis või valmis ise olema mängukonsool, juhul kui see konsooli osta ei taha, ostad puldi juurde ja maksad seda kuumaksu ja töötab. Eeldused on hea netiühendus muidugi. Jaa, nii, aga ja mõtlesin, et jätame, meil on nii vähe aega, jätame selle CES-i sinna paika, tõenäoliselt saame tulevastest saadetest veel rääkida, aga Hans seletab meile ära, mis toimub WhatsAppiga. Jah, WhatsAppil on 2 miljardit kasutajat ja suur hulk hakkas need see aasta alguses ära minema, sest et üks väike pop-up tuli jaanuari alguses, mis ütles, et palun ole nõus sellega, et nüüd WhatsApp jagab sinu andmeid Facebookiga ja kui seda nõus ei ole, siis veebruarist peame su konto kinni panema. Asi muidugi läks täiesti lumepallina veerima ja jõudis selline välja, et Facebook nüüd loeb meie sõnumeid, mis juba kuulul jutuna on totter, sest et nagu nii on mõlemad ühe firma omad on ju. Aga sellega on siis käivitus selline suur rahva liikumine mass, kus viimase nädalaga on alternatiivsed suhtlusäpid saanud kümneid või isegi 100 miljoneid kasutajaid juurde. Siin kõige ehesam näide on üks Signal, mida peetakse nagu privaatsusomaduste poolest väga, väga heaks, seda annab välja MTÜ või siis sihtasutus, kus on siis, mis avalikke numbrit pole väga palju teada, aga näiteks Androidi poes nädala alguses oli neil 10 miljonit allalaadimist, nädala lõpuks 50 miljonit. Nad olid nii popid, et see teenus kukkus maha vahepeal isegi. Ja kukkus maha. Ja mingi täiesti sellega mitte seotud firma Signal midagi aktsia sööstis kosmosesse USAs. Just, see käib kaasas selliste rahva hullustega. Oleks teada ette, oleks võid osta, pärast paha võia. Aga mis põhiline on see, WhatsApp nagu lükkas edasi selle uuenduse ja ütles, et tegelikult see ei mõjuta mitte kedagi Ameerikas ega Euroopas, sest et juba 2016 alates on juba andmete jagamise kokkuleppe kehtinud Facebooki ja emafirma ja siis WhatsAppi vahel ja see praegune asi puudutas lihtsalt e-kaubanduse või e-ostlemise mingit nagu ostuprotsesside sünkimist, et mis mõnes mõttes ei mõjuta midagi ja ometi näitab, et kui ikkagi kuulu jutt hakkab levima, siis on ükskõik, mis sealt välja tulemas. Aga Telegram ka muide, mis oli ju Venemaal arendatud ja sealt pagenud, mis ta on, Pavel Durov, tema äpp samuti ütles, et tema vist ütles, et see oli ajaloo kõige suurem digitaalne migratsioon, mis on toimunud viimaste nädalate jooksul, kui siis 100 miljonid on ära läinud WhatsAppist. Ja ma tegelikult olen ise ka märganud, ma ei tea, kuidas teiega, aga mitu grupivestlust on mul kolinud nüüd Signalisse. Jah, et mina pole kunagi Signalit kasutanud. Tegelikult ma olen ka suhteliselt tagasihoidlik WhatsAppi kasutaja, kuna siin Eestis millegipärast inimesed niimoodi vaikimisi suhtlusäpina kasutavad reeglina Facebook Messengeri ja kui neil seda ei ole või Facebooki kontot ei ole, siis nad millegipärast kipuvad kasutama Viberit ja vähesed üksikud WhatsApp, et WhatsApp pigem minul ka Hansuga suhtlemiseks või siis mõningad üksikute välismaist tuttavate, kes nagu WhatsAppi kasutavad Eesti piires, on väga vähe inimesi, kes seda millegipärast tarbivad minu tuttavalt. Edasi ma räägin suga Signalis, aga fakt on see, et Facebook Messenger on ikkagi 1,3-4 miljardit kasutajad, WhatsApp 2, vaevalt, et need suured numbrid väga WhatsApp on ikkagi ju kõvasti suurem Aasias ja sealkandis, kus Facebook Messenger nii popp ei ole. Vot nii on, et ärge üllatuge, kui sõbrad tahavad teiega uues äpis suhelda igatahes. Aga meie lähme siit väiksele pausile ja siis räägime edasi. Digitund jätkub ning me võtame nüüd ette teema, nagu me saate sissejuhatuses lubasime. Me katsume rääkida siis sellest, kuidas on trenni teha
siis kui harjumuspäraselt trenni teha ei saa. Ja meil oli see teema tegelikult juba mitu nädalat plaanis ja vahepeal valitsus otsustas, et nüüd jälle saab trenni teha siin Tallinnas Harjumaal ka, kuigi ka teatud piirangutega. Ja ma arvan, ma ei eksi, kui ma ütlen, et kogu selle koroona jama tõttu on ikkagi kodus trenni tegevate inimeste hulk tunduvalt kasvanud võrreldes varasema ajaga. Ja hantleid saab ikka tõsta ja teleka ees joogat teha, aga kuna me oleme tehnoloogia saade, siis me võtame seda asja tehnoloogilisemalt ja küsime, kas ja millist trenni saab teha mängukonsoolidega ja võib-olla laiemalt videomängudega. Sest seal vallas on aastate jooksul üht-teist huvitavat toimunud ja tegelikult isegi viimaste kuude jooksul on üht-teist huvitavat toimunud ning me oleme appi palunud portaali Diktor peatoimetaja Martin Liivandi. Tere, Martin! Tere! Mul jäi kuskil silma, sa kirjutasid, et sul on käsil nüüd inimeksperiment, et kas videomänguga saab kaalust alla võtta või kas saab ennast vormi ajada. Kuidas sul läheb? Väsinud olen, mis mul muud ikka öelda on. Et olen jah, üsnagi algfaasis kogu selle asjaga veel, et suuri tulemusi veel paraku raporteerida ei ole, aga käsil on küll siuke asi, jah. Mis sa siis teed? Selles mõttes, et millega sa seda sellist trennikolli proovid nüüd murda? Et minul on kodus ette võetud selline asi nagu Ring Fit Adventure, mis on siis Nintendo Switchi konsooli peal saadaval olev selline trennimäng, ongi puhtalt nagu trenni tegemiseks loodud ja olen siis seda näpuotsaga katsuma hakanud, proovinud, kas ta siis tõesti nagu aitab ka pika peale kaasa kuidagi moodi tervislikumale elule, kaalukaotusele või on mingisugune täielik soa ja saast. Aga mis see tähendab trennimäng, mis siis on see ikkagi trenn või mäng, need on kaks nagu üksteist välistavad asja mõnikord? Ei ole, nad on kaks ühes, aga Martin võib rääkida. Tead, mina arvasin ka alguses, et trennimäng, et on varem ka tehtud selliseid nii-öelda jutumärkides trennimänge, mis on tõesti olnud nagu natuke rohkem mäng, kui nad on olnud trenn. Aga see Ring Fit Adventure tõepoolest ongi pesuehtne trennimäng. Et sa paned ta tööle ja sisestad siis oma mõõdud ja kaalud ja värgid ja särgid ja kui rasket koormust sa tahad ja mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi. Hakkad mänguga pihta ja alguses ta on selline nagu täiesti nagu lastele mõeldud selline seiklusmäng, et sul on mingisugune seiklus hakkab pihta, sul on mingisugune kulturistist lohe, kes mingisuguse asja sult ära varastab ja siis sa pead hakkama teda taga ajama ja temaga võitlema. Ja siis sa liigudki läbi nende siis fantastiliste, müütiliste, eepiliste keskkondade trenni tehes. Et sul on käes selline imelik rooliratta moodi ümmargune asi. Jala ümber on selline väikene pael, kuhu sa paned ühe Nintendo Switchi Joy-Coni, mis sul siis nii-öelda mõõdab, mis su kehas toimub. Kui sa tahad edasi liikuda, siis sa pead paiga peal sörkima. Kui sa tahad vaenlastega võidelda, siis sa pead seda tegema erinevaid trenniharjutusi tehes. Ja siis lähedki läbidki mängu niimoodi trenni tehes, et sul on niisugune narratiiv, sul on niisugune keskne seiklus, aga sa suhestud sellega ennast füüsiliselt liigutades. Jah, ma olen ka proovinud seda, ma ütlen, et see mängu osa on seal ikkagi väga kerge või selles mõttes, et mitte nagu kerge, selles mõttes nagu lihtne, vaid kerge nagu kerglane või hästi selline pinnapealne, et mingi loll draakon on selline jõusaalis ennast väga üles pumbanud, nagu need Nintendo asjad on sellised multifilmilikud, aga just mis on huvitav on jah see, et sul on üks asi on jala ümber ja teine asi on käes ja see käes on selline suure rooliratta, suure autorooli moodi asi. Jah, just. Selline suurema rooliratta moodi siukene julla, mida sa siis saad vastavalt harjutusele, vastavalt vajadusele ka siis kokku suruda või laiali tõmmata. Ta on selline elastne, et hüppab välja tagasi, aga tema kokku surumine nõuab päris palju jõudu. Et see ei ole niimoodi, et ta on selline lõttev kummipael, ta on ikkagi päris tugev. On, et sa võid teda ikka korralikult pressida ja võtab tegelikult võhmale küll, kui teda nüüd siin mõnda aega pikemalt teha, et lihased saab valutama küll järgmiseks päevaks. Meelis, kas sa oled ka proovinud mingisuguse sellise asjaga? Seda konkreetselt mitte, kuigi ma olen mitu korda mõelnud, et võiks proovida. Aga kuna mul on PS4, siis ma vahepeal mõtlesin täitsa tõsiselt sellele, et äkki võtaks mingi
Just Dance'i või mingi muu taolise aktiivset liikumist nõudva mängu ja üritaks sellega nagu kodukonto elu lõbusamaks teha. Aga ma ei ole selleni jõudnud veel. Ja Hans? Ma tahtsin just viidata, et Just Dance on tegelikult selline, mis ägustab seda piiri veelgi, et nagu mäng otseselt ei ole, aga selgelt on meelelahutus su kodus konsooliga ja trennina läheb arvesse kindlasti. Küsimus on see, et kas see on selline trenn, mida sa teed ühe korra läbi, on lõbus või siis sa tekitad sellest endale harjumuse, et mul tegelikult seda teie mängu osa kuulates tekkis ka küsimus, et kui lugu saab läbi, kas siis trenn lõpeb ära ka, et siis rohkem ei teegi või? No näiteks selles Switchi mängus tegelikult ei lõppe, et temasse on sisse ehitatud sellised erinevad mehhanismid, mis aitavad sul nii-öelda järjepidevalt trenni teha. Et kui mina ta esimest korda tööle panin ja olin natukene näppinud, siis ta kohe andis mulle võimaluse, et tahad, ma tuletan sulle nüüd mingisuguse kindla aja pärast meelde, et nüüd on aeg uuesti trenni teha. Et ta pakub sulle võimalust, et ta tuletab ise meelde. Kui sa teed selle loo läbi nii-öelda, siis neid kõiki erinevaid harjutusi, mida sa selle loo raames teed, sa saad siis nii-öelda mängumenüüst ise ka valida ja selle loo väliselt ikkagi proovida ja teha. Nii et ei ole ainult nii, et sa teed selle loo läbi ja siis nagu ongi kõik. Et need harjutused ja asjad lähevad sinna alles. Selles Ring Fitis, sina oled kindlasti rohkem mänginud nüüd kui mina, et kui palju neid, ütleme, kui huvitavaks see harjutuste selline variatsioon läheb, et seal alguses on selline 4-5 erinevat harjutust, on sörk ja kükid ja selle rõnga kokkusurumine enda ees ja pea kohal ja erinevad lihased töötavad, aga ja vist mingi joogapoos ka, aga see vist läheb ikkagi täitsa nagu tõsiseks plankude ja selliste asjadeni välja. Ja, et ma ise pole ka nagu veel sinna kõige kaugemale jõudnud, aga ütleme, et alguses need 4-5 harjutust, mis sa teed, et sealt ta läheb kindlasti edasi ja kaugemale. Et kui kaugemale jõuda, siis pead ikka korralikult ennast väänama ja pöörama hakkama seal selle kummist rõngaga. Et seega siis ikkagi nagu mängus jõud järgmisele levelile, et selleks, et saad läbi pääseda, sa pead olema füüsiliselt siis nagu paremas vormis ikkagi, nõuabki füüsilist pingutust. Et seda küll, et ma arvan, et kui mida raskemaks need harjutused lähevad, seda muidugi parem on, kui sa jaksad rohkem ja jõuad rohkem. Et selles Ring Fiti on küll sisse ehitatud täpselt, ta on kokku pandud sellise mentaliteediga, et sa saad ajaga tugevamaks, et sa jõuad paremasse vormi. Okei. No me oleme nüüd teinud kindlaks, et Ring Fitiga saab trenni teha. Mina julgen kinnitada, et kui sa ikkagi tund aega seal korralikult ära hüppad, siis sa oled korralikult higine. Kusjuures seda raskustaset annab seal muuta ka, et ta sätib seda vastavalt sellele, küsib su käest, et kas oli piisavalt raske. Et sellega saab. Aga ma tuleks, Martin, sinu juurde tagasi, kas selle juba viidatud Just Dance'iga jällegi olen natuke kõrvalt näinud, kuidas proovitakse inimestel on keel vestil, kui nad lõpetavad seal paar tantsu. See ei ole ka niisama, see on ikkagi, mina ütleks, et trenn. Ma arvan, et seda saab võtta kui trenni. Et erinevalt Ring Fitist ta ei ole nii-öelda disainitud trennimänguks, et ta ei tuleta sulle meelde, et nüüd sa täna pole tantsinud, vaata, et mine nüüd tantsi või et pärast, kui sa tantsimes ära lõpetad, siis kas ikka venitad ka ennast, mida Ring Fit teeb. Aga ma arvan et kui Just Dance'i suhtuda kui trennimängu, siis temaga saab ka väga, väga edukalt trenni teha. Miks ka mitte? Minu jaoks just nagu segaseks see, et kui ma seda Just Dance'i proovimise peale mõtlesin, et kuna mul ei ole nagu move controllerid, et saab ka telefoniga juhtida, et kui mugav või ebamugav või täpne või vale see on, et oled proovinud. Olen natukene proovinud küll, et siin kambakesi on teda aja jooksul proovitud küll ja minul endal näiteks telefoniga telekaes vehkides nagu väga temaga probleeme ei tekkinud, aga siin kaaslastel, kellega koos seda tehtud sai, et neil oli küll vahepeal, et ei lugenud liigutusi väga täpselt ära või mõni liigutus jäi registreerimata, kuna nagu liigutus tehti ära, aga telekas lihtsalt ei näitas, et midagi ei ole juhtunud. Et päris veatuda minu kogemuse põhjal siiski ei ole. Muidugi eriti alguse poole või, et kui sa ei ole väga proff, et siis ma arvan, et sa tegelikult ei saa väga aru sellest, et kas ta luges su liigutusi või mitte, et sa ei jõua niikuinii neid liigutusi järgi teha, mida nad sealt ekraani peal ees teevad. Just täpselt. Et see on ikka korralik andmine, eriti kiirema muusika. Muide minu arvates, kui on olemas kodus näiteks ütleme PlayStation ja kui juhtumis on olemas ka PlayStation VR komplekt, siis minu arvates väga äge mäng, mida saab võtta ka trennimänguna, on ka Beat Saber. Et
Beat Saberis seal käte-jalgadega vehkida, et pärast on ikka tõesti korralikult keel pestil ikka. Oota, aga väga hea mõte. Teeme pausi ära ja siis räägime Beat Saberist edasi. Digitund läheb edasi ja me räägime sellest, kuidas ennast videomängude abiga higiseks saada ja mitte hirmust ja see ei ole mitte külm higi, vaid see on väga kuum higi ja tuleb sinu kehast, sest sa oled kõvasti trenni teinud ja me jäime pidama ühe mänguni, millega mul on ka väga palju häid kogemusi, see on Beat Saber. Martin Liivand Diktori portaalist on meiega. Martin, seleta äkki ära lihtsasti, mis asi see Beat Saber on? Selle jaoks on vist vaja virtuaalreaalsuse komplekti, on mul õigus? Beat Saberi jaoks on jah vaja VR komplekti. Ta on selline muusikarütmimäng, kus sul on VR-prillid peas, 2 pulti, üks mõlemas käes ja siis muusikarütmis tood pooleks VR-is enda poole lendavaid selliseid värvilisi kuubikuid. Ja mida kõrgemaks taseme sätid, seda rohkem neid kuubikuid sinu poole lendab, seda kiiremini sa pead oma kätega vehkima. Ja sul on sellised valgusmõõgad, vist üks oli sinine, teine on punane, kui ma õigesti mäletan. Just. Ja nende liikumine, mina proovisin Oculus Riftiga seda, see mis on ilma juhtmeteta, mis ta nimi on, Quest äkki või? Ja see liikumine oli ülimalt sujuv, see tunne oli nii lahe, et sa paned selle pähe, sa oled sellises mustas ruumis, ega seal mingit graafikat väga palju ei olnud, aga see, et kui sa liigutad oma käsi, et sul ongi need mõõgad on käes. Just. Ja see oli täiesti ikkagi otse see liikumine, mõõga liikumine oli sinu käe liikumisega seotud. See oli ülikiht. Aga Meelis, ma sain, kas seda oled proovinud ise või? Ei ole, olen tahtnud, aga VR headseti käete saamine ei ole niisama lihtne. Aga Martin, aga see on PlayStationi peal ka olemas, eks ole? See on PlayStationi peal ka olemas, just jah. Et sa rääkisid sellest kätte liikumisest just varem, et minu arvates ka, ma olen PlayStation VR-i peale proovinud üsna mitmeid erinevaid mänge ja minu arvates Beat Saber, see, kuidas ta loeb liikumist, see on üks kõige paremaid näiteid sellest, kuidas PlayStation VR-iga tõepoolest saab väga täpselt, väga kiiresti erinevaid kiiremaid liigutusi lugeda, et tõesti väga hästi saab hakkama. Ja ta on tegelikult olemuselt ju ikkagi tantsumäng, et see, et need mõõgad on ja see midagi pooleks lööd, et see tegelikult sa ikkagi pead rütmiliselt tegema samu selliseid koreograafilisi liigutusi selle. Et Beat Saber tõesti, et on jah, rohkem selline rütmimäng, tantsumäng, et ta selles mõttes sarnaneb rohkem Just Dance'ile kui Ring Fitile, mis on siis selline otseselt trenni tegemiseks arendatud mäng. Just, ma olen ka seda Beat Saberit proovinud ja saan ainult teie jutul alla kirjutada, et see on täpselt need, et esiteks sul on need valgusmõõgad käes, mis loob sellest ägeduse, aga see muusikarütmis nagu liigutamine, trenni tegemine on tegelikult väga hea siuke väike nüanss, sest see annab, see loob selle vahelduse. Et täna ma teen selle ühes stiilis või ühes rütmis, ühes tempos, ma saan seda muusikat teine päev valida ja tegelikult on ta ka selline isikliku maitse-eelistus erinevus, et ühele meeldib ühtemoodi muusika ja liikuma, teisele teine, aga see mängumootor on sama. Aga sa lihtsalt ei ole nii, et mõni mäng või mõni stiil on väga, ma ei taha nüüd öelda mehelik-naiselik, aga ühele inimesele sobib, teisele mitte. Aga tänu muusikale sa saad seda nagu väga laia erineva hulga inimeste peal proovida, et võib see meeldida ka ühele. Ja Oculuses muide oli, ma ei tea, kuidas PlayStationiga on, ma natuke kahtlen, aga Oculust oli võimalik häkkida, et laadida sinna siis juurde muusikat. Mingisugused spetsiaalsed saidid olid olemas ja kui sulle ei meeldi see muusika, mis seal Beat Saberis kaasas on, mis valdavalt koosnes mingisugusest tehnost ja eurotümmist mulle tuntusega, aga päris muusikat oli ka, aga siis see interneti valik oli, see oli ikkagi sisuliselt piiritu, jah. Jah, ma ise just tahtsin ka seda mainida, et tõesti, et kui on võimalik valida kas PlayStation või arvuti Beat Saberi jaoks, siis mina pigem läheksin arvuti teed just selle sama asja pärast, et sa saad endale tõepoolest, saadki endale kokku panda enda playlisti. PlayStationi peal sul tegelikult seda võimalust ei ole ja üks põhjus, mis mind ka võib-olla selle mängu juures natukene häirib, ongi see muusikavaliklus PlayStationi peal, et see ei ole üldse minu masti muusika, et see ei ole see asi, mille järgi ma päevast päeva trenni teeksin. Aga kui ma saaksin seda arvuti peal mängida, panna mingisugune playlist kokku, väga hea.
aga kas sa pead minema selleks sinna maailma, mis on virtuaalreaalsus, sa ei näe, kas sa lööd vaasi ümber või löö või pereliikmele vastu pead. Et kas Beat Saberit ei ole ilma VR-ita või midagi sarnast? Ma ei tea, Fruit Ninja oli kunagi iPhone'i peal, aga see treenib rohkem su sõrme kui kogu keha. Jah, täpselt, ma ei kujutagi need ette, täpselt, et rütmimänge, need muusikamänge on küll ju, nagu vanast ajast tulevad ka meelde igasugused gitaarhiirade värgid, särgid, aga need tõesti, nagu mainiti, need treenivad rohkem sinu sõrmeliikumise kiirus, kui panevad sa kogu keha liikuma. Minu arust selles mõttes Beat Saber on ikkagi üsna ainulaadne. Kas meil on midagi veel siin mõne minuti jooksul jäänud, mida me peaks mainima? Mina võiks veel Nintendost rääkida kiiresti ise, et tegelikult teine seda Ring Fiti, Nintendo on mitu raksu teinud neid trenni asju ja Wii peal, mis ühildub ka Wii U-ga, on Eestis, kui ta tuli kunagi, mäletad, oli see naljakas tennisemäng. See ei ole ikkagi eriti sportlik, see on ikkagi väga selline peomäng või Aga samas see on ülimalt lõbus, ma just hiljuti nüüd mängisin seda oma lapsega ja seal reaalselt 5-6 aastane suudab teha mulle näiteks selles tennises pähe. Ja see on väga palju nalja ja naeru saab sellega, kõigil oli väga lõbus, et see oli väga hästi õnnestunud, väga liigutada ei saanud, aga on olemas tegelikult lisaseadmena selline, ütleme, suure kaalu moodi tasakaalu selline latakas, mis käib siis Wii ja Wii U külge. Sinna asi, kus sa seisad peal, vist aeroobika trennis on teate sellised asjad, kuhu tuleb peale astuda, maha astuda, peale astuda, maha astuda. Ja see on midagi sarnast, aga ta mõõdab tasakaalu, ehk et kui palju sa siis toetad ühe jalaga või teise jalaga ta peale ja kus su tasakaalupunkt on. Ja selle ümber on terve hulk igasuguseid harjutusi ja spordimänge ja mänge välja aretatud ja see on ka tegelikult päris tõsine selline trenni asi. Ja mis selle pluss on see, et kui Switch ise maksab kuskil palju, 300 midagi vist on. Umbes niimoodi, 3,5. Ja Ring Fit veel 100 veidi peale. Midagi otsa on ju, siis Wii saab sisuliselt mõnekümne euro eest täna järelturult kätte. Ja võimaldab, ma arvan, et sa teed sellise 5-7 korda odavama eelarvega ka mingi asja, millega sa saad ennast liigutada väga odava raha eest. Jah, see Wii Fit oli omal ajal ikka väga-väga populaarne, ta osteti meeletutes kogustes, kui ta välja tuli. Ja see, et ta mõõdab su tasakaalu, see võimaldab seal teha natuke teistsuguseid harjutusi, just sellised joogalaadset ja sellist rahulikumat asja on rohkem ja hüppamist, kargamist on vähem, et võib-olla mõnele meeldib see rohkem ja ruumi on ka vähem vaja. Aga ma ei tea, Martin, me jätame lõppsõna sulle, et kas on nüüd midagi veel, millest me siin ei rääkinud? No üldiselt, kui räägime sihukesest liigutamismängudest, trennimängudest, siis see viimane valik võib-olla ei lähe just selles mõttes siia väga täpselt kokku, et ikkagi peab nagu kodust välja minema, et see asja harrastada, aga mäng on ta küll ja igasugused liitreaalsusmängud, näiteks Pokemon Go näiteks. Et mine kõnni ringi ja kogu Pokemone, et seda isegi ei pea nagu täitsa üksi tegema, et see saab seltskondlikult ka ja ka nii-öelda sotsiaalselt distantseeritult. Et kui sul on näiteks teisi inimesi tuttavaid perekonnaliikmeid, kellele ka meeldib nii-öelda neid lihtsalt ringi liikudes koguda, siis miks mitte, saate ju vahetada, saate plaane teha, et ma lähen nüüd võtan sealt selle ära, saa too sealt too ära, on ju. Et ma tean küll enda tutvusringkonnas ka üsnagi mitmeid inimesi, keda tegelikult selline liitreaalsusmängu motivatsioon täitsa lükkabki liikuma ja ajendab kodust välja minema. No super, niisiis ei ole mõtet vabandusi otsida. Isegi kui mingil põhjusel jõusooli ei saa, siis trenni saab teha kodus telekes ja tõesti saab tehtud, saab higiseks. Mina ja Martin julgeme seda küll mõlemad kinnitada. Aga digitund on sellega tänaseks läbi. Aitäh kõigile, head trennilusti, head talve nautimist ja kohtume nädala aja pärast. Digitund.